Kohtu kutsemine. Sisu järgi teavitab see e-kiri saajale, et tema suhtes on käimas mitu kohtumenetlust. Sealhulgas on loetletud ka alaealiste ärakasutamist. See on üks järjekordne näide kelmide poolt laiali saadetud petukirjadest, mille teiste seas sai alles endale näiteks ka gümnaasiumiõpilane Oliver. Ma saatsin sellest pildi oma vanematele ja siis meil oli paar õhtut päris humoorikat õhtut, aga jaa, et lõpuks ikkagi blokeerisin, teavitasin ja siis kustutasin kirja ära, et selliseid ei tohi kunagi avada. Mõistagi on vanusegrupiti alaealised online maailmas ühed aktiivsemad ja samas ohtude suhtes väga kõrge teadlikkusega. Värskes Telia tellimusel ja Norstati poolt läbi viidud uuringust selgus, et 80% Eesti noortest, kes on netis millegi kummalisega kokku puutunud, on sellest teavitanud ka enda vanemaid. Sealjuures online maailm ikkagi kubiseb erinevatest ohtudest ning uuringu järgi neid noori, kes ei ole netis midagi halba kogenud, on vaid 1/3 küsitletutest. Tüdrukute puhul kahjuks tuli välja selline väga ebameeldiv ja alarmeeriv teema ikkagi, et tüdrukute seas on väga palju sellist teemat, et neid jälitatakse internetis, neid ahistatakse, et sellega on kokku puutunud iga 10. Veebipolitseinik paneb noortele südamele. Kõik, mis on postitatud internetti, sinna ka jääb. Nii mõnigi kord on need olukorrad jõudnud temani, kui on läinud välja pressimiseks. Ja juhtub see nii, et neile kirjutatakse tutvumissooviga näiteks. Ja vestluse käigus siis inimesed hakkavad omavahel jagama paljeid pilte näiteks. Ja siis kelmid juba hakkavad seejärel küsima raha ehk siis väljapressimisega tegelema nende piltide mitteavaldamise eest. Privaatset infot sisaldavate sõnumite ja failide saatmisel tasub olla ettevaatlik isegi juhul, kui vestluspartner on hea sõber. Kahtlase sõnumi või kirja puhul tasub teada anda ning saab alati ka nõu küsida veebipolitseinikult.